ma küsin praegu seda sinu käest, et sa oled ju ka üks meie veteranidest. Et kui sa nüüd räägid oma erialast lähtuvalt ja ka meie kooli teenimisrollist noorsoo ja pereprojektide koordinaatorina, et mis tegelikult inimesele tavaliselt on üks raskemaid asju, mida ta sellesse inglikooli tulles võib kogeda? Ma arvan, et üks raskemaid asju on see, et kohe alguses ei ole usaldust selle teekonna suhtes. Ja kuna see on nii võõras ja tundmatu, et siis on keeruline mingist hetkest edasi liikuda. Et alguses võib tunduda kõik väga tore ja meeldiv, aga siis ühel hetkel hakkab ego vastutööd tegema ja siis on keeruline edasi liikuda ja kui ei usalda seda protsessi ja ei taha sellest rääkida ka kellegagi, et siis ongi keeruline. No aga missugused need sellised ristekohad võivad olla, kus selle usaldusega võib kriis tekkida? Usaldusega võib kriis tekkida siis, kui sa saad mingisuguse negatiivse kogemuse, ma arvan, sellega seoses, mida sa võib-olla ei osanud oodata. Ma arvan, et meil kõigil on neid hetki olnud, kus keegi teine on midagi öelnud, et ära seda tee või tee või ära tee, eks. Et või tulevad enda sees mingisugused rasked teemad üles, ja siis on selline tunne, et äkki see ei olegi õige või kas ma tahan seda sellisel viisil teha, nagu meie koolis tehakse, et äkki saab veel kuidagi teisel viisil ka, äkki saab kergemal viisil seda teha. Et ma arvan, et need on kõik sellised mõtted, mis võivad enda peast läbi käia ja suure tõenäosusega käivad ka. Nii, aga kui sa nüüd tunned inimest kui mehhanismi ja kui me räägime siin omavahel ja võib-olla siis ka mõnes kontekstis egoravist, siis millest tegelikult inimesel tekivad sellised kõhklused ja sellised küsimärgid enda sees? Sellepärast, et ego ei ole puhastunud ja ei allu sellele juhatusele. See allumise teema on kõige raskem. Ja kui me nüüd räägime sellest eesmärgist, millest Kadrigi siin ütles ja Hüpatia rääkis, et tõusmine kõrgema tsivilisatsiooni tasemele, siis see eeldab ju tegelikult seda, et me oma selles madalas minas allume kõrgemale juhatusele, et me oskaksime edasi liikuda, sest oma vanas minas me ju seda ise ei oska teha. Ja kuna ühiskond on ikkagi ühe teadustasandi selline märk või kogum, siis me ei saa ju ka väga oodata, et keegi teine meil seda täpselt seletab. Aga selles koolis, kuna ta on müsteeriumkool ja siin õpetused käivad kõrgteadvuse kaudu, et siis käibki see inimese sees see võitlus, et keda ma siis usaldan ja miks mu elu peab nii raske olema. Nii, aga kui nüüd tekib see kriis või selline ristteekoht, et inimese jaoks on tulnud see küsimus, et kas ma tahan nii rasket elu ja kas ma tahan alluda, siis mida sina kui psühholoog temale selles kontekstis ütleksid? Kui ta tuleb küsima sinu käest, et nagu ütle mulle, mida ma pean nüüd tegema, et kas ma arvan, et kõigepealt peaks sellest rääkima, et miks selline olukord on tekkinud. Kui inimene saab sellest rääkida, et siis saab selgitada ja näiteid tuua enda kogemusest. Ja see võib aidata, aga inimene peab ikkagi ise otsustama, et ta tahab edasi liikuda. Et lihtsalt niisama ei saagi. Ja see on kõige olulisem, mida tuleb veel kord rõhutada, et kedagi seda tegema sundida ei saa ja ei ole ka üldse, meil ei ole seda mõtetki. Aga samas ka jällegi, kui tekib see kriis, siis loomulikult inimesel tuleb sellest ju rääkida, et see ongi teistsugune tee ja siin ongi teised näitajad, aga saa kogemus ja tavaliselt kui sa selle kogemuse saad ja selle sees oled, siis hakkad ise taipama sealt, et selles protsessis tuleb aega endale anda.
kui kannatust jätkub. Kui ei jätku, siis inimene leiab teise tee, eks ole, et see on ikkagi eesminejate kool, kes peaksid suutma ennast kasvatada ja ka teistesse seda usku sisendada.